Tervist! Sellisel talvisel päeval külmal ilmal nii palju rahvast on kokku tulnud siia ja täna siis nagu on välja kuulutatud, toimub siis jälle Eesti tõstespordi ajaloo kolmanda osa esitlus, aga alustame hoopis teistmoodi seda asja, et teeme väikse mälumängu sel teema, kus on siis 5 küsimust. Pluss siis liigilahutus küsimus, kes selle mälumängu võidab, siis saab auhinnatud raamatu. Niimoodi, nüüd jagan välja kõigile. Kes valmis saab, koge mulle vastused väga lihtsad küsimused, see on väga nõudnud öelda. Väga midagi hullu. Vastata, et on vaja ma võin anda ka. Ta siis Mart Seim on teinud, nüüd on ta praegust Taskendis, eks Mart, ja võib-olla lööb, ma ei usu, aga loodab ikka peab, et võib-olla lööb selle rekordi üle. Aga praegust on igal 444, kes selle arvu panime sinna lähedale, on 444, on 191 on rebimine ja 253 on tõukamine, siis tema. Nii, esimene on siis Jaan Tärts seenior, kui palju nad on Eesti meistriks. Oleks küsinud, et kui palju Jaan Tärts on tulnud, 2 Jaan Tärts on, üks on Jaan Tärts seenior ja Jaan Tärts juunior, siis oleks olnud arv 1, eks ju, et Jaan Tärts juunior on 1 korra tulnud Eesti meistriks, aga Jaan Tärts seenior pole kordagi tulnud Eesti meistriks. Kes 0 panid on siis, saavad siis teine on siis läbi rõhki Tartu mees, Tartus siin elab, Tartus kõik koolid lõpetanud, praegust kirjab Tartus ja praegust on Tartus on ka selle Eesti Tõstespordi Liidu peakorter on Tartus. See mees on siis Markus Hannuk, see on praegust Eesti Tõstespordi Liidu president. Ja kolmas küsimus, et see on siis, see mees läks ka siis sinna maailmameistrivõistluste Taskendi koos Mart Seimiga, siis Leho Pent, kes oli siis võitis Eestile tõstmises esimese rahvusvahelise tiitlivõistluste medali pärast Jaan Tärtsi triumfiks. See on siis Leho Pent. Tema küll Tartu ees ei ole, aga järgmine on jälle tartlanna. Tema on siis Tartus asuva Eesti Tõstespordi Liidu peasekretär ja teeb siin, viib läbi lastele tõstespordi treeninguid on Triin Põdersoon. Ja 5. on siis Eesti meistrivõistlused 23 toimusid Tallinnas 2013. aastal. Aga siin mul natukene läheb aega, ma kontrollin 5 minutit, selle rääkige edasi. Punktiga võitis siis Alo, kes on Alo, nii on kohe, on üle nii. Vabandust kõige eest. Ja siis, nii, aitäh. Raamatu ka on. No nii, siis läheme siis edasi. Osaliselt, ma loen, osaliselt räägin peast, et siin mõningad aasta arvud mõned numbrid võib-olla, et täpselt öelda siis saab lugeda. Nii, siis ta tänavu tähistas see Eesti tõstmine mitmeid juubelid, näiteks 130 aastat tagasi peeti Tallinnas esimesed ametlikud tõstmevõistlused, 100 aastat tagasi siinsamas Tartus peeti esimesed Eesti meistrivõistlused tõstmises ja 30 aastat tagasi taastati Eesti õigused rahvusvahelise tõstespordi liidu tõstespordi föderatsioonis. Ja nende tähtpäevade valguses siis sündiski siis selle triloogia kolmas raamat, valge raamat. Ja esimene ilmus 2017. aastal, teine raamat, must raamat 2019. aastal. Kui siis esimeses osas on juttu põhiliselt Eesti esimese vabariigi tõstespordist ja teises osas Nõukogude aja tõstespordist, siis kolmas osa, selles on siis juttu taasiseseisvunud Eesti tõstespordist.
ja ma siis võib-olla loeksin mõningad kohad ette sellest raamatust, et kuidasmoodi ütleme inimesed, huvilised jõuavad üldse tõstespordi juurde on jõudnud, tavaliselt lähevad trenni, lapsevanem viib, kes lapsevanem, kes on, ütleme ise, tõstespordiga tegelenud, saab ta treeneriks, nii nagu näiteks Karl Lutsar, poeg Angus Lutsar. Ja edasi siin samas Tartus oli see Baskirov, Vladimir Baskirov, tema poeg Igor Baskirov on praegu treener ja tema Igori poeg tegeleb tõstmisega juba 3 põlvkonda, kes on tõstmisega tegelenud, aga on ka selliseid teistsuguseid juhuseid, näiteks Janek Sildojal oli siis, mida ma siin ette loen, oli siis selline, et kuidas tema tõstespordi juurde jõudis. Et kui 1988. aastal kolisime Kuressaarde, ma sattusin tõstespordi juurde mitte just kõige traditsioonilisemat teed pidi. Olime äsja saarele elama asunud, kui sinna tuli külalisetendustele tsirkus. Huvilisena läksin ka mina etendust vaatama ja kui vabatahtlikele paluti areenile astuda, siis võtsin julguse kokku ning ei jäänud ette näidatud sooritustega hätta. Saalis viibis ka tõstetreener Mati Martinson, kes tuli pärast vaatemängu minu juurde ja kutsus treeningule. Sel ajal oli tõstmine Saaremaal populaarne, seda just tänu Martinsonile. Tal ei olnud küll vastavat haridust, kuid tahe meile õpetust jagada oli suur. Ja üks huvitav fakt veel, kui mu isa suri, siis oli 10-aastane, palju aastaid hiljem tema vanu fotosid sirvides avastasid, et isa oli ka olnud tõstja. See teadmine andis mulle alaga edasi tegelemiseks kindlasti juurde jõudu ja tahtmist. Et niimoodi võib ka juhtuda, et sa alles hiljem tead, et su isa või keegi selle esivanem on tegelenud selle alaga, et millega siis sina ise tegeled, et selliseid juhusid on väga harva. Et kuidas niimoodi siis mina need raamatuid olen koostanud. Tavaliselt käid siis arhiivides väga palju loed tolleaegset ajalehti, ajakirjandust, aga üks kõige tähtsamaks on siiski peale inimestega suhtlemist, nendega intervjuude tegemist. Muidugi siin esimese raamatu juures ei olnud siis mitte kedagi, eks ju, elus, aga olid nende sugulased ja nende üles otsimine oli tollal oli veel lihtne ausalt öeldes, võrreldes praeguse ajaga, kui on saa andmekaitse seadus, siis on peaaegu võimatu üles leida sugulasi. Tähendab, kuidas oli lihtne, sellepärast oli lihtne, et siis olid need andmed igalt poolt saada ja mul oli õde töötas ka sellise koha peal, kus ma sain, kuigi ta ei tohtinud sealt ausalt öeldes nii väga vaadata, aga võtsin seal nagu spordiajaloo hüvanguks, et sa teed, et siis kõik andmed otsis mul üles, pluss ma sain veel varastasid need telefonid nimekirjad, kus oli siis üks juhus oli siis selline, et ega ma jonni ei jäta, oli mingi 40 nime oli vaja leida, Madis Vutt oli see tõstja. Ja Vuti nimelist oligi 40, et tema sugulasi siis leida, siis hakkasid helistama läbi ja jah, et kuidas sa helistama hakkad, mina vaadasin nimekirja algusest ja siis õige inimene siis Vutt Ülo oli kõige viimane, et nii palju olin siis läbi helistanud, et siukseid asju tuleb ka ette, et sa tahad kindlasti jõuda, et ta sai nende jõudsin sugulasteni välja ja sealt sai nii palju huvitavat materjali, et kui sa tahad selliseid huvitavat materjali saada, siis sa pead väga palju vaeva, siis ma ütlen nii palju. Aga nüüd sel ajal andmekaitse seadusse, siis on pea võimatu kedagi leida kahjuks. Et selline töö langeb ära siis, et nüüd keegi kedagi leida, seda ma tahtsin öelda, et on väga, väga raske või peaaegu võimatu. Nii, kui nüüd siis rääkida sellest triloogiast,
oma triloogia, nüüd on 3 erinevat värvi, eks ole, see on siis sinimustvalge, see on Eesti lipu värvid. Ja et kuidas on siis kaanekujunduse värvid seotud erinevate ajastute ja raamatu sisuga. Nii. Et selle ma siin mõtlesin alles välja. Nii, see on siis niimoodi. Sinine värv, see on siis sinine on tõe ja rahvuslikele vaadetele ustavuse sümbol. Ja see seostub kindlalt esimese Eesti Vabariigiga. Sinine on lootuse värv, igati positiivne värv. Ja sinisel ei ole üldjuhul negatiivseid omadusi. Värvil on seos rahulolu ja rahuga. See aeg oli lootuste aeg, sest pärast vabadussõda algas ka rahuperiood, mida iseloomustavad vaimsus ja entusiastlik tegutsemine. Raamatu kaane angelaseks on siis Alfred Neuland, kes 1920. aastal võitis siis Eesti Vabariigile esimese olümpiakulla. Võidud ja rekordid, mis noil aastaid sündisid, oli enamjaolt tahtejõu ja vaimduse varal tehtud. Sest puudus igasugune riiklik toetus, kuid tahtmist oli selle eest meestel küllaga. Kust olid need mehed? No ikka maalt põhiliselt. Nad olid harjunud rasket tööd tegema ja musta värvi tõstjate kujud raamatu kaanel sümboliseerivadki maatööga karastunud mehepoegi. See on siis niinimelt sinise raamatu esimese Eesti Vabariigi tõstespordi värvisümboolika ja sisu lahti seletamine. Teine on siis must raamat, see on siis Nõukogude aga lühike Saksa aja tõstesport, mis on siin sees. Must värv, eks seostubki okupatsiooniga, sest oli siis Saksa või Nõukogude okupatsioon. Must on rõhumise, pettumuse ja kannatuse kurbuse värv samuti. Kuigi mina olin ka Nõukogude aja laps, et seal ei olnud nii lapseeas ega ei olnud mingisugust kurbust ega kannatust, pettumust mina ei tundnud, aga üldiselt võib öelda, et ta must on selline värv. Värv sümboliseerib suletust, mis on seotud just selle ajastu pildiga, sest me elasime ju suletud ühiskonnas. Ja raamatu kaani angelaseks on siis Jaan Talts, kes Eesti meistest pole tulnud, nagu siin mälumängust teada saime kordagi, vaid tema tuli siis hoopis olümpiavõitjaks, mitmekordses maailmameistriks ja püstitas hulgaliselt maailmarekordeid. Ja just ta tegi mehetegusid siis põhiliselt mitte Eestis, vaid Nõukogude Liidu koondise liikmena. Ja sellepärast on ka valitud see värv kaane fotolda liidu koondise punases dressis. Et ta siin ikkagi sümboliseerib seda Nõukogude sporti. Tõstjate kujud raamatu kaanel on siis kuldsed, sest Nõukogude aeg oli tõstespordi ja üldspordi kuldaeg kogu Nõukogude maal. Ja must ja kuldne koos sümboliseerivad seda, et üldine elu oli suuremalt jaolt mustades toonides, kuid tippsportlased elasid selle sees ikkagi kuldselt. Kuigi neil olid poliitilised piirangud, said nad nautida spordielu kuldseid hetki ning võib öelda ka privilegeeritud seisust, mida värvi kombinatsioon must-kullaga ka sümboliseerib. Ühelt poolt oli tolla võimaluste piiratus, teiselt poolt aga piiratud võimalused. Ja siis nüüd see viimane raamat, kuidas siis värvis sümbolid on kajastanud, see on siis valge raamat ehk taasiseseisvunud Eesti tõstesport. Ja teise Eesti Vabariigi värv ongi valge, sest me tulime pimedusest valguse kätte. Valge sümboliseerib jällegi lootust ja elgust. See on kõikide võimaluste periood, sest must periood jäi minevikku ja me alustasime uuelt valgelt lehelt. Valge näitab järjepidevust, sest elu läheb edasi, kuid mitte nii lootusrikkad kui sinise värvi puhul. Et siis ju ikkagi inimesed lootsid võib-olla enamat, sest Eesti Vabariik. Nii, ja
näitab ka seda, et ümberringi on selline valge müra, mis sümboliseerib pidevust, mida praegune aeg ka näitab. Aga inimesed enam ei taju. Raamatu kaarni kangelaks on Mart Seim, kes praegust on siis Taskendis ja peaks siin lähipäevadel võistlema, loodame, et ta saavutab häid tulemusi. Tema nüüd olümpiavõitjaks ei saanud, aga mine sa tea, üks olümpiatsükkel on veel käia ja ta ütles, et kui olümpiale ei saa, siis pole mõtet seda sporti tehagi. Viimases intervjuus mainis seda, et tema loodab, et veel nii ruttu olümpiakavast tõstmine välja ei arvata, aga kuigi sellised jutud käivad, et mine sa tea. Et saab äkki Mart veel selles, mis on Pariisis jah, 3 aasta pärast. 3 aasta pärast seal võistleda. Nii, ongi raamatu kangelaks Mart Seim, kes on ka mitmekordne maailma ja Euroopa meistrivõistluste medalivõitja. Et sinist värvi tõstjate kujud raamatu kaanel näitavad, et need üksikud tõstjad, kes Eestis veel tipptasemel tegelevad, või ausalt öeldes ongi 2, Mart Seim ja Leo Penteks, aga rohkem, kes tipptasemel tegijaid enam ei ole. Noored võib-olla tulevad peale, aga kui enam olümpiamängudel ei saa ka, siis võivad ka nemad loobuda, ma arvan. Nii, nemad siis, need üksikud, kes tipptasemel tegelevad, teevad seda ausalt. Seim ja Pent koos oma treeneriga Alar Seimiga võistlevad seal dopingu ja korruptsiooni vastu igal moel. Valge sümboliseerib ka tippu jõudmist. Mäetipud on lumivalged ja sinna jõuda on väga raske. Lõpmatust sümboliseerib, me ei tea, mis edasi tuleb. Ja itaalia keeles tähendab valge mingi asja puudumist. Kui need sümbolid kanda üle tõstesporti, siis tõesti praegusel ajal tippu jõuda väga raske, sest raskused on läinud meeletult suureks ja pole nii, nagu siin ütleme, esimese Eesti Vabariigi aeg, kus tõesti mehed tulid maad, tõstsid rekordid, tulid medalivõitjaks. Nüüd sa pead olema inimpeana, kui vaadata tõesti neid tõstevõistlusi, mis nüüd ilmselt ka kannatakse üle, läheb Mart Seimi võistlust, kannatakse ilmselt küll üle. Et jah, ja alapopulaarsus on viimasel ajal selline, et populaarsus õieti vist polegi, seda kõik räägivad, et dopingu ja korruptsiooniskandaalid, mis on tõstmises ikkagi viimasel ajal, ütleb väga suur, väga raske teema ausalt öeldes. Ja alapopulaarsus on selline, et ei olegi lihtne ennustada, kas klassikalist tõstmist üle üldse saab. Siis mul ongi selline tunne, et mul sai just see raamatu 3. osa õigel ajal valmis. Et see just, et ma ei tea, mis tõstmis edasi saab. Et see sellega lõpetasin just selle ajaga, kui Eesti, siin Tartus toimusid Eesti võistlused viimased, see on siis septembrikuuga, on siis see viimane võistlus on nagu sisse kantud. Nii, selline on siis selle triloogia kohta selline jutt nagu edasi siis, muidugi võite vahepeal küsida, või on küsimusi tekkinud, et siin vastab ära. Või on midagi küsida? Kui küsida, siis on paremalt rääkida, midagi huvi. Räägi vast ise mõni huvitav seik, mis sul selle uurimiskäigus siis nüüd tuli. No nüüd räägime kõikide nende 3, kõige rohkem võib-olla huvitavaid seiku just nende inimeste otsimisega, just selle Madis Vutti. Madis Vutt oli siis Eesti spordibiograafilisest leksikonis, oli siis sündinud 1905 ja seda raamat koostati 2017, see oli surmaaastat palk pandud, eks ju. Ja ei tea, kas ta nii vana inimene, et kas ta
mis ta siis oli, 100, no ütleme üle 110, et Eestis selliseid nii vanu inimesi ei ole, aga spordibiograafilisel leksikul on, et noh, peaks elus olema, ei ole. Sinna pannakse kirja kõik hetkes. Ja siis tekkis juba sellepärast huvi, et see üles otsida, see inimene, noh, et ma otsin, et ei usu. Aga mine sa tea, kunagi ei tea, et võib-olla leiad üles see inimene elus, et ega see. Ja sellepärast ma siis noh, seda Madis Vuti kohta eriti uurisin ja ei leidnud seal Audist, tavaliselt otsid Audist, et kus siis see koht on Audi.ee, lähed sinna, vaatad, ahah, nime sisse ja on maetud, et siis saad teada, et noh, et seda inimest enam pole, millal ta siis Audis on kõik andmed olemas, peaaegu. Aga Madis Vuti ei olnud seal ka, tekkis just eriline suur huvi, et noh, et siis see üles otsida ja siis see Üllo Vutt oli ka just alles, oli surnud mingi, kas paar nädalat tagasi võttis vastu tema abikaaslased telefoni ja Otepääl ja ütles jaa, et tema oli minu mehe vanu, et kõik materjalid, kõik tema kangid ja värgid, mis ta oli treial, et mis ta treis ise, tõsta kangid, need on kõik Otepääl olemas. Need on praegust kõik seal olemas seal, et ma seda kangi ei jõudnud midagi ära tuua, et seda oli leitud päris raske kang. Et läksin siis sinna ja sealt sai nii palju huvitavaid materjale, et siiski selle Madis Vuti kohta ja sai teada, et tõesti ta ikka vist 10 aastat tagasi või üle 10 aasta tagasi oli surnud selles Ellenurme hooldekodus ja võtsid, kus ta siis maeti ja ta ütles, et nemad viisid siis niimoodi vaikselt selle urni sinna Pärnamäe kalmistule perekonnaplatsile ja üldsegi mõtlesid, kas ta siis sinna kalmistu selle kontorsiga läksite, ütles, et ei läinud, mõtlesid, et sinna peaks ju minema, sellepärast, et muidu kalmistu, ütleme, töötajad ei teagi, et inimesi aetud on ja et ei leia ju, ütleme, spordiajaloo uurijad ka üles kuskil poolt, kui sa ei ütle, ei lähe sinna nüüd, ütleb, et näed, et võtsime urni sinna. Ja siis ma palusin, et ta seda teeks ikkagi, et siis saaks, minu mõelest ta peab ikka niimoodi olema, et siis inimene, kui on kuhugi maailma, siis ta on ikkagi aastaselt kirjas, mitte nii, et sa kuhugi mahtad ära ja ütle kellegi, et eriti raskest teeb see, jah, kui sa uurid selle spordiajaloo, et see on selline, et selliseid asju on ette tulnud mul selle uurimise käigus. Aga neid leidi on ka selliseid, nii nagu näiteks selle 1920. aasta olümpiamängus osavõttu kohta, kus sai leida siis Alfred Smithi memuaarid. See oli ka selline ja seda siis leidsin Tallinna linnaarhiivis oli selline ja keegi poolt huvitaval kombel seda säilikut seal isegi uurib, kui tavaliselt pannakse kirja, kes seda säilikule tahti selle nime, mis kuupäeval, aga seal polnud mitte keegi, et on see kõige esimene, kes seda säilikuga, ma ei tea, et ilmselt noh, jah, Tiit Lääne kirjutas selle 20 aasta raamatu hiljem, kas ta käis, ta seal ei käinud, seda ma ei tea, sest ma olin, et see raamat oli ju alles siin millal. Eelmine aasta veel, jah. Et selliseid asju on ka, et neid materjale on ju tegelikult võib leida nii arhiividest, muuseumitest ka sellisel moel, et seda pole keegi enne varem seal leidnud ja seda otsida. Et sellised asju on ka olnud nende raamatute koostamisel ja need võib-olla ongi kõige tähendab uurija kõige rõõmustavamad sellised asjad, et näed. Et selliseid asju on palju mul ette tulnud ka, kus sa siis leiad, et mida varem keegi pole leidnud, aga need ei ole nende raamatutega seotud, vaid teisi uurimusi. Aga no mitte kunagi ei tasu, nii palju mitte kunagi ei tasu, kui su sihtmärk pooleli jätad, et ikkagi tuleb minna lõpuni selle uurimisega, et tõesti, kui enam mitte mingisugust õlekõrt ei ole, siis võib olla jah, ja mingid
tähtaeg nüüd, et see asi peab nüüd valmis olema või ise on selle tähtaja nüüd võtnud, et ma tahan selleks ajaks nüüd valmis saada, nagu nüüd oli, et tahaks nüüd aasta lõpuks ikka valmis saada, no mis siis, kui seal MM toimub. No muidugi ma tahtsin lõpetada sellega, et äkki Mart Seim tuleb Tokyos olümpiavõitjaks, olümpiamedalile, see võiks nagu uhkem panna, kuidas olümpiavõitjaks tulnud. Et siin kaks olümpiavõitjat on, aga temal veel seda olümpiavõitu ei olnud, et ma oleks siis sellega nagu lõpetanud, aga kuna no näed, koroona jõudis ka temani ja noh jah, et ta ei saanud sinna olümpianormi ju täis või noh, ja ei pääsenud selle 12 hulka seal nende, et ta ei saanud vähe võistelda. Ja noh, ja ega kui huvitav oleks see 12 hulka viimasel hetkel saanud, ta vist jäi 2 meest ei jagu, et ega ta siis, kas ta oleks üldse läinud, ta võib-olla ei oleks nii vormis olnud. Ja see koroona jätab oma jälje ka ilmselt, kui usun, et kui sa ega sa tükk aega ei saa harjutada ja siis minetad selle vormi ja selles suhtes, ma ei tea, kuidas see praegust see vorm on, aga eks see paistab mõne päeva pärast on näha, mis tulemusele sa saad. Nii, siis, mis siis veel? Midagi siis äkki loeks vahepeal, et nüüd tahab 8. tulla ise välja ütles. Jah, et kui ta 8 tuleb, oleks päris hea isegi. Mis võitlused seal Argentis on? Saaks rahastusega veidike pääle jälle. Ja, et kui 8, noh, kui see medal tuleb, siis kahju siis see medal jääb välja siit raamatust, aga 8. koha, noh, jah, sinna saab ju kuskil juurde kirjutada. Ruumi siin on. Et kuidas moodi ma selle raamat olen üles ehitanud ikka, no eriti, ma tahtsin, et kõik raamatud oleks täpselt, mis ta siin on, 257 lehekülge, et esimene raamat ongi, teine raamat on, 3. raamatusse ei ole nii palju. Ei ole nii palju materjali, sellepärast, et tõesti sport enam pole nii populaarne, et siin oleks võid nad veel paksemad. Aga et ei ole nii palju materjali ja eks ma siis mõtlesin, et kuidas seda ikka, et enam-vähem ühe paksusel ikka tuleksid, siis ma siin lisasin ka karikatuure, mis tõstmisest on. Et tõstmisest on küllaltki palju karikatuure, et neid metsa siia lisada sisse. Minu meelest ega ta ei peagi väga tõsine see olema, vahepeal võib olla ka karikatuure, kõik on tõstmisega kokku kogunud. Ja selline asi, et väga palju on mul niimoodi olnud, et raamat saab valmis, siis tuleb keegi ütleb, et ahaa, näed, selle asja jätsid välja, et seal on, või leian ise, et oi, et see oleks pidanud panema, või et see on tavaline värk on niimoodi, et raamat on juba valmis ja siis avastad, või mõne aja pärast avastad kuskilt, et see jäi välja, eks ju, et siis ma tegin sellise peatüki, raamatu esimese ja teise osa täielised parandused, mis ma siis, no mõned asjad on võib-olla valesti paar asja läinud ka. Et siis avastad, et näed, et see aasta arve midagi on vale või keegi on siis, keegi ütleb, et pildi peal ei ole see mees või mis teine, õnneks neid väga palju pole. Ja sellesse 3. raamatusse siis ongi selline peatükk, kus on täiendused ja paranduste peatükk täitsa olemas. Sest noh, usun, et nii pea, mina küll ei teadki, et nüüd kirjutada edasi. Muidugi võib igaüks kirjutab oma nägemise kirjutada, aga minu nägemus on selline, et võtsin aluseks ikkagi need sportlased, keda sinna sisse raamatusse sai pandud, nemad olid siis kõik Eesti spordibiograafilises leksikonis ka kajastatud. Sest kes sealt spordibiograafilise leksikon on siuke minu mõttes väga tähtis raamat siiski. Et kui sa seal oled, siis sa pead ikka olema ka kajastatud. No mõned üksikud siiski
keda ma arvasin, et võiks veel olla seal raamatus sees, kes kõiki seal spordibiograafias leksikonis ei ole. Aga see spordibiograafias leksikoni annab ilmselt see Eesti Tõstespordiliit või spordiliidud annavad nimekirja, keda siis sinna sisse panna. Mõne üksiku võid siis vaatad, et see mees on ka tulnud ikka mitmekordseks Eesti meistriks ja panete tema nimega sinna sisse. Et sellised mõned on niimoodi juhusega pandud. Aga jah, kui siis Eesti spordibiograafist leksikonist rääkida, siis et mida ma olen, vahepeal üks kõrvalpõlged, mida ma olen vaadanud, et inimene, eks ole, sünnikuupäev, tema sünnikoht, surmakuupäev, surmakohtaga, väga palju on puudu matmispaigad, et need kuhu maetud on. Mina pean seda alati väga oluliseks, et inimesed kõik saaks kirja panna, et olen otsinud ja neid matmispaiku, kui ei ole seal raamatus, ütleme spordibiograafis leksikonis ei ole kõikide kohta andmisi, siis olen otsinud neid laudu ja sellega on väga, üks lugu on siis selline, esimeses raamatus on selline mees nagu Eduard Prokk, kes on püstitanud ka maailmarekordi ja olnud Eesti meistriks mitmel korral. Ja vaatan siis audist, et tema siis Liiva kalmistule on maetud Tallinnas Liiva kalmistule. Lähen siis Liiva kalmistulegi meretuure, eks ju, lähen siis otsima. Et sain siis selle need koordinaadid, ei ole, otsin, ma ei ole mitu tundi, ei ole, läksin sinna kontorisse ja temad siis ütlesid, et on selle ühel pool on üks nimi ja teisel pool teise nimi, et andsid nimed, et selle vahel, eks ole, ja oligi aud oli seal, aga ta oli juba kasvanud puud olid päris pikad puud ja sammal peal, et sellepärast nime ei olnudki seal. Ja siis sai teha niimoodi, et meil on see spordiajaloo tegevusest spordiajaloo Salfred, et see teema, et aga äkki ongi küsimus tekkinud. Siis ma kui ei ole, siis ma siis räägin natuke sellest raamatust rohkem, midagi loen äkki siit. Siis ma räägin hoopis sellest, et kuidas moodi mina neid raamatut välja olen. Et ma ei ole mitte ühtegi raamatut niimoodi kuskile kirjastust saanud, vaid olen loonud oma kirjastuse. Et olen kirjastuse ise otsin siis, kes trükib, ise otsin, kes siis keeletoimetaja ja kaanekujundaja ja kõik ise otsin raha või maksan enda rahast ja ise müün ka, et ma olen leidnud, et see on selles mõttes parem variant ja siin on raamatu väljaandmised ja toetajad on alati on saanud oma need logod siia sisse nimelised. Muidugi ega selle raha otsimine väga lihtne pole, et sa pead tükk aega seletama inimesele, et miks see väga oluline on, miks spordiajalugu üldse oluline on, et seda toetada. Mõni saab, aga mõni ei saa, kui sa lähed kuskil, ütleme 10 sponsori juurde, siis võib-olla 3-4 sind toetavad. Aga see sõitmine ja mõtsimine ja see surmab hea jutt on välja mõelda tavaliselt. No sa oled siis isegi edukas kui 3-4-10-st. Minu kogemus on, et hea kui 1-10-st. No jah, ma arvan küll, et 3 tükki ikka 10-st saad, aga sa pead otsima muidugi selliseid ka, kes on sul natuke tuttavad või mingist ajast, kooliajast või kuskil. Või see ka alati ei loe, et üks vana sõber, kellega oli väga head põhikoolis head sõbrad, on ütleb praegu väga rikas inimene ja tema ütles, mina küll ei toeta sinu raamatut, et ma võin selle osta. Niisuguseid asju on ka, et tuleb hästi muidugi.
nii et ei ole niimoodi, et alata selle juurde, kes on siis, kes on see hea tuttav kunagi olnud see siis. Aga jah, ikka otsid sellised jah, võib-olla, kes on varem toetanud ja kes siis on selle alaga seotud näiteks, jah, et kes on selle alaga seotud ja on jõudnud, ütleme, Alja Loksale kõrgele, et see need ka siis ikka toetavad, et see on, aga see otsimine, see on raha otsimine, see on nagu omaette protseduur, kestab päris pikka aega ja võtab ka sulle energiat ära, aga midagi võib teha, tead, et kui sa tahad välja niimoodi anda, siis sa pead sellega ka tegelema, jah, selliste asjadega. Nüüd teised, kui sa mõtlesid, et tulid põhiliselt ju maalt, tulidki, nad tulid maapoisid, olid rasked maatööd tegema ja sealt nad kasvasidki. Ja siis ju, mis nad sõid ikka seal põhiliselt maatoitu, siis ju topingust mingi taisumid, et nagu praegu on ju, kusjuures väga paljud tarvitavad topingut, kes pole veel vahele jäänud, tuleb iga natukese aja tagantki jälle keegi välja, et see on tarvitavad topingut palju. Kuidas see Eiki Nambi lugugi lõpeb, see pole võiks lõpetada, kuigi noh. Aga siis, kui esimese Eesti Vabariigiga ei olnud topingut, vaid oli ainult sinul see toores jõud ja ei olnud ilmseltki neid treenereid nii väga, kes on sind jälgiksid ja et see oli nagu minu mõttes siis oli ikka see e-sport tolla selline algusaegadel. Mida aeg edasi, nõukogude ajast, noh jah, siis juba olid ilmselt, mis ilmselt kindlasti olid dopinguained, anti sulle sisse, et väga paljud räägid, kellega ma olen teinud intervjuud, panen nüüd see diktafon kinni, nüüd räägin sellist juttu ka, et kuidas moodi siis dopingut seda tarvitada. Et siin nimesid ei nimeta, aga inimesed ütlevad, et nad ei taha muidugi, et seda kuskil peale jääks, aga ütlevad, et on küll. Et kui kuidas moodi nõukogude, kus sa seal laagris olid, siis kuidas see sulle anti seal. Ja no sama räägib see Leho Peit, et kui ta Venemaal ja Valgevenes selle laagris oli, see raamatus on kirjas, et kuidas talle ka siis pakuti ja ta ütles, et ei, et siis küsiti, et kuidas siis nii. Et meie siin kõik võtavad, et dopingut. Ja kuidas siis sina nüüd ei võta ja sa saad siis selliseid häid tulevasid küllaltki. Ja mina selle vastu võitlen, dopingu vastu. Aga mõnes riigis on see normis ja need riigid pole saanud osaleda olümpiamängudel, pole osaleda saanud, et Venemaa moodi ilmselt vist ei saa seal nüüd Pekingis osaleda. See dopingu vastu, see võitlemine dopingu vastu, tarvitamise vastu võitlemine on jube raske ilmselt, et ei kujutagi ette tulevad uued ained, kantakse neid jälle nimekirja, jälle laboritöötajad tulevad uued, et see on peaaegu võimatu või noh, mina ei leia küll, et kui kuidas moodi see dopingu tarvitused lõpp teha. Eriti tõstmises on see, kus on siis seda, no teistel aladel ka, tõstespordis on viimasel ajal päris hullu olud. Kas sul Luhaääre dopingust ka juttu on, kuidas ta pits konjakit võttis? Ja ikka, Luhaääre ütleski niimoodi, et siis oli see lubatud alkohol seal, see oli 1936. aasta olümpiamängudel. Luhaääre oli küllaltki, mis tal 6. kohal, enne viimast tõukamise tõstet ja ta mõtles, et läheb teeb siis selle, mis ta oli, selle maailmarekordi, pidi tõukama maailmarekordi, et siis saab pronksmedali. Ja mõtles, et lärv oli sees, ütles Luhaääre, kirjutab niimoodi, võtsin klaasitäie, kirjad niimoodi dopinguks, siis oli tugeva teetähega, võtsin dopinguks klaasitäie konjakit, ja läksin ja tõukasin üles selle rekordi. Et ta ei ise seda tunnistab. Ei ole niimoodi, et ma läksin ja tõukasin nii sama üles, aga et võtsin ikka selle klaasitäie konjakit sisse. No, kas ta nüüd aitas, ma ei tea, kas see aitas see konjaki või mitte, aga ta tõstis selle. Siis ju mingit dopingu kontrolli ei olnud.
et siis oli nagu, et ma arvan, et Roher oli ikka tubli mees. Et ei saa nüüd öelda, et tema dopingu näol on see laskurid olevat ka võtnud närvi rahustuseks, aga nüüdsel ajal vist ei tohi alkoholi võtta. Jah, ega palju ei saanud nad vähem võtma, siis et kui sa palju võtad, siis kui sa mingi, no ma ei ole niimoodi võtnud ise, et lähed siis võtad mingi pitsi paari ja siis lähed lasku, keda ma ei ole teinud, aga kui sa natuke rohkem võtad, siis võib hakata käsi värisema. Ja jälle, ma usun, et üle marsseerida ei tohi, sa võid võtta jah, sellise närvi rahustamiseks võib-olla ühe pitsi tõesti, et siis ei, nüüd ei tohi muidugi, alkohol ka dopingu ainult nimekirjas. Aga siis, kui siis ei olnud, siis oli lubatud seda selles mõttes, et sa ei ole nagu valemängija siis, ma arvan. Et valemängija on siis, kui sa nüüd praegusel ajal paltustad nende ainete vastu, mis on ütleme kantud dopinguainete nimekirja, et siis oleks valemängija. Rait tuli, ahah. Nii, ma võtan nüüd selle laptopi näitaja ka asjadest, siis paneme Raidiga selle toikale. Siivuuda. Siivuuda. Kus ta siin? Vaatame natukene, mis siis hetkel on. Jah. Nii võtta selle siin presentatsioon nii. Nii, nüüd ta suuremaks läks või siit. Siit edasi saab, siit on noole peale siit. Nool või jälgda. Siin räägiksin natuke ka sellest spordiklubi Alfred tegevustest natukene. No kuna ma ei ole ise aga spordiajalgus seltsi liige küll, aga me siin oma mõttekaaslastega võime selle spordiklubi Alfred, see Alfred näitab nüüd seda kõige rohkem, et nimi on võetud esimese Eesti olümpiamedali võit Alfred Neelandi järgi või ka Alfred Schmidti järgi või ükskõik millise Alfredi järgi, üks ütlesin, minu vanaisa oli Alfred, et tema võib ka olla selle võtsus, siis sa võtagi selle järgi seda vanaisa. Et selline on siis meie logo ja põhimõtteliselt me Taimu Viiriga lõime selle klubi, nüüd juba tuleb jaanuaris 6 aastat tagasi, järgmine aasta jaanuaris. Siis selline on siis see logo ja siis mis on meie missioon, siis spordiajalooliste ürituste korraldamine, endiste sportlaste mälestuste jäädvustamine on siis nagu ikkagi see on nagu mõeldud ka spordiajaloo hüvanguks ja kõik meie tegemist, sest minule on ta väga huvitav ja huvi pakkuv.
ma põhimõtteliselt isegi veel väikse lapsena alustasin erinevate spordi ajaloo, ütleme, seda uurimist, spordi ajaloo sündmuste uurimist, ma usun, et olla vist 7 või 8 aastane. Selle ema ütles, et meil on üks sugulane, see Anton Karadik, siis, kes oli minu ema tädipoeg, mul on vana tädipoeg, siis kui oli kõva poksija ja siis see andis veel rohkem innustus mulle. Siis kui natuke suuremani tulin siia spordimuuseumisse, nägin ennusi, mis korda võisid olla mingi, ma ei tea, 6-17 kas sellist. Ja siis hakkas uurima, aga tuli välja, et on selle vastu huvid olnud ka teised ja mehed, kes siis selle raamatu välja hästi raadimas. Nii et see spordiajaloo uurimine on kogu elu on mind saatnud ausalt öeldes. Nii, millised on siis korraldatud üritused? Taimu Viir kunagi mulle rääkis, et Jaan Tants ja Karl Utsar püstitasid ligi 2 peale kokku pigem 50 maailmarekordit ja kui need on põhiliselt nõukogude ajal püstitatud ja siis anti iga maailmarekordi püstitamise eest ka medal, mis on mingi medalikene, mida oleks pidanud siis välja ostma rahvusvahelise selle tõstespordiliidu käest Nõukogude Liidu see vastav organisatsioon. Ja taotlema oleks pidanud Eesti NSV vastav organisatsioon seda ja Taimu Viir läkski siis Eesti NSV selle kõige suuremad spordijuhid poole, et aina ostame nüüd seal Moskva ostab need välja inimestele. Sealt oli ta minema saadetud, et mõtte ise, palju see maksma läheb, ei tule mitte kõne allagi. Ja nii nad jäid siis ilma nendest, nad tantsid oleks siis olnud, mis ta oli 3 otsa ja siis 6 või 5-6. Tantsi oleks siis väga palju olnud. Ja siis viiriliselt proovime praegu saada, siis mis arvab, ma seda tegin kirja valmis, enam panin selle Taimu Viiri juttu enam-vähem kirja sellele Tamas Janile, kes on praegu kõigis enam ei ole, see president, kuna tema oli see põhikorrutaja, mida ausalt öeldakse. Aga tollal veel ei olnud. Ja siis kandsime ka $100 kandsime siis tema pangarvele need jänesele. Tuli välja, et tal oli nii palju raha, et ma tal siis toetasime seda, et ta sai sinna kuskil Kariibi mere omal saare vastu. Nüüd ta tähendab, ei ole, ta pidi sealt tagasi astuma sellest oma kohalt. Ja siis sai üle anda nii Karl Utsarile väga uhke medalid, mis ta saatis selle 100 ja mõlemad $50. Ja pärast siis Jaan Tantsile, eks ju, selline, see oli üheks ürituseks, mis me siin tegime. Muidugi ka siis endiste sportlaste korrastamine, et me oleme siis võtnud põhilised sellised, kellel ei ole järeltulijaid väga palju ka. Rokkal või ikka tegelikult on, aga võib olla ikkagi korraldada. Ja see nimekiri on ilmselt natukene pikem. Siin ongi siis Eduard Brocki kaubandusmees pealt ära klaapmisime selle puud võtsime maha, mis on tõesti minust pikemati ja see kambla maha oli siis selline, et teeme siin siis Taimu Viir. Siis on järgmine Kurt Tund tõiste, kes oleks võib-olla pidanud
tol ajal ei olnud paraolümpiamängus, peab ta siiski olema paraolümpia, ma usun. Ja siis tuli välja, leidsin üles tema poja, mis oli siis Johannes Noormägi, tuntud see Pärnust võrkpalliteele. Ja tuli välja, et ta oli ka kõva maalikunstnik, ma ei tea, et talle tõesti maalid oli poja käes viikus seda maaliga. Ja siis ma tegin ettepaneku, et teha siis, kui ta maalikas 20 aasta päev maalireetusi korraldada. Ja seda me siis korraldasimegi päris mitmel pool. Jah, siin siis on seal Pärnus, Pärnu enda teatrigaleriis. Vaata, et see selline mees nagu jah, Voldemar Noormägi ka maailmamärgile on ka olümpial käinud ja maailmameistrivõistlustel medali võitnud mees. Tähtis üritus, mis me oleme teinud. Nii, edasi minna. Siis teisel pool, nii. Suur üritus, see oli aastal 1920, kus siis sai organiseeritud uus hauakivi, kuna Albert Leilandi vana hauakivi oli üldse kirjutatud, et ta on esimene olümpiavõitja, oli kirjutatud Eesti NSV sporditegelane, oli kirjutatud aastal C kõrgpall, kui enam kui Eesti NSV sporditegelane, et peaks olema ikkagi Eesti esimene olümpiavõitja. Ja siis selle hauakivi lassimegi teha. Kui siit teeb hauakivi siit Kaela sõbra hinnaga Tartus Edgari Treier, kindlasti teadsin temal on see tegevus, et ma tema käest saab tellida ja see vastu tulevik mees tuleb kohale vaatada ja annab nõu. Ja sellist ürituse tegime. Järgmine on siis Arnold Loher 110. Ja seal siis sai välja anda ka selline asi tervikasi ja siis klubi liige Eva Luusik, disainer, tegeleb tervikasjade kujundamisega ja siis sai selline asi korraldatud. Aga samuti temale sai uus hauakivi, nüüd sai arvestada, kust sealt ka märgitud, et ta ikkagi olnud märgitud, et ta ikkagi olümpiamängudel 2 medalit võitnud. Lohare kohta võiks öelda, et tema oleks võita isegi 4 medalit 28. aastal ta võitis, eks ju. Lõpetavalt, 32. aastal Eesti ei osalenud. Olümpiamängudel Lohare oli, tol ajal oli ta siis maailmas esinumber, et seal tegi kuldmedal saamata, 36. sai pronksi, 40. jälle ei toimunud olümpiamängudel. Lohare oli kuskil maailma edetabel seal 3.-4. Ja 4 medalit oli seal meil olema. Töötame võiks olla muidugi. Kahju, et need olümpiamängud on niimoodi ära jäänud. No siin on siis koos spordimuuseumiga, spordimuuseumi direktor Taimo Tell, kes oli hästi vastutulelikult, ta tõi kohale Gustav Ernesaksele kuulunud medal, mis spordimuuseumis siin on olemas. See siis on selline kiviloo, selline kiviloo külapäevade raames toimus siis see üritus, kus oli ka Ernesaksa suguvõsa päev, oli 200 inimest. See oli väga suur üritus, et seal samal ajal oli ka Ernesaksa suguvõsa kokku tuletud. Ja siis sai seal, Gustav Ernesaks 2, teisi on see laguisa, aga nad omavahel on sugulased, see lähestik on sündinud. Et seda, jah, see sünniaeg on ka päris lähestikku. Paljud mõtlevad, et ajad segi, et äkki siis meil laulisa oli noortepõlves
ka tõstja, ei olnud ta tõstja, vaid oli teine Gustav, kes läks pärast Austraaliasse. Ja vaata, Austraaliast vist toodigi, et medalid oli kõik niimoodi, et Austraalias toodi endatakse medalid. Ka vähemalt Raimo niimoodi rääkis ja need toodi siis Austraaliast, kelle juures ta viimati elas, et see mees austraaliane tuli Eestis ja sõitis, võttis need medalid ja asjad kaasa ja tõi spordimuuseumisse. Et niimoodi jõudsid siis spordimuuseumisse selliste kutse endatakse medalid. Nii. No siis 95 aastat, nüüd see järgmine aasta tuleb 100 aastat tõstmise MM-istis Komedi teatris. Et veel suurem juubel, aga veel siin 95 aastat tagasi, 95 see oli siis vist on, 2017. aastal sai korraldada siis Estonia teatris asju ajaloonäitus ja siis Kalju Raab, kes oli ka tõstja, ka olümpial käinud mees ja püstitanud olümpiarekordid, maailmarekordid, maailmavõistlused, medalid, aga tema oli ka tuntud tolle ooperilaulja ja näitleja. Et Estonias oli ta siis ooperilaulja. Ja siis sai jälle koos spordimuuseumiga see näitus üles pannud. Seda siis korraldatud Estonia. Nüüd ma ei tea, et siit varsti on 100 aastat, et mis nüüd saama hakkab, aga seda peab mõtlema. Siis on selline mees nagu Kikas. Ta oli siis Juhan Kikas, mis pärast näitis oma nimeks Juhan Kikase. Tema sai auakivi avada Simo Kalmistul ja kas terviklasi välja anda ja üritus teha. Et selline nii. Ja siis Gustav Pöösberg, siis oli jälle jah, siis oli Mark, Rivo Luuse kõrdes Marki, see, et see siis ainuke Mark, mida me siis oleme saanud organiseerimise Margid välja andmist. Ja siis oli ka spordimuuseumis, spordimuuseumi juhataja oli kohad ja Gustav Pöösberg kirjutas ju oma mälestused olid memaarid, mis on päris suured mahused, et tal olid kaaslased näitusel sellele üritusele, et see on jube raske natuke lugeda, ta on niisuguses kirjas küll, aga seda võiks ka siis kunagi välja tunne, et Gustav Pöösbergi memoaarid kuidas moodides Venemaalt veidi sõitis ja võistlus ja päris huvitav, aga ilmselt ta ei saa välja, ikkagi peaks vist ütleme, et peaks siis ümber kirjutada selles mõttes, et väga raske kuidas lugeda. Inimestel endagi oli raske lugeda seda. Nii, siis selline mees nagu Johannes Toom. Teda ei olnud ka Eesti spordibiograafilised leksikondis, aga ta oli maailma Eesti võistluste medali võistluse nimekirjas ja tema otsimisega läks jälle, Toomli nimes on ju väga palju, ma ei tea, mitu kuud ausalt öeldes otsin, kui lihtsalt tema tütre, kes üldse enam Toomi olnud, aga ta oli ka vist, tütar oli siis Estonia töötaja ja mul juba juhuslikult ausalt öeldes tema tütre jälile ja siis ta käis kodus sai foto siit ja muid materjali ja siis sai teha selle ürituse korraldada Postijõe kultuurimuuseumist, ta oli sealt Postijõe lähedalt pärit. Ja siis Tartus on siis aastal Kuusa, 120, ma peaks veel saama 13. jaanuaril 125 järgmist alguses. Ta siit, tema see maja, kus ta elas, Lepikul tänaval Tartus, siin on alles siin selle
Supilinna seltsi juhatajaga, nii spordis, elukas sportlane ja treener kui ka kirjamine. Väga elukas ka muusikuna, tal on korjesu viivuleid kogus. Sõitis suviti pööda Läti ringi ja ostis viivuli kogu oli suguleves kuskil kadus ära kahjuks viivuli kogu. Tema suhtlesid tema sugulastega ja küsisid, kus need viivulid on. Ütles, et tema lapsena nägi see Moonika, kes on tema siis pojad lapsena nägi, aga nüüd ei tea, kus on. Oli paarkümmend viivulit kokku. Ei tea, kes on näiteks Radivaalina olid küll, aga nii nagu ta arvas, et mõni võis olla, et aga pole ühtegi ja teadetelt saada. Ja ainult noodi kogud olid talle noodid olid alles, aga mis seda viiulid ei ole, jah. Nad ise mängis ja oli selline andekam jalgpall. Ja auhinda väljaandmise eesmärk, et auhinna väljaandmise eesmärgiks on spordi ja ajaloo esile tõstmine ning mõnustusel hoianud eesmärgi sportlaste ja spordialade tutvustada. Auhinda väljaandmise kord. Auhinda antakse välja siis kevadel eelmise aasta, siis eelneva aasta parima loo eest. Auhinnas saali välja selgitamiseks moodustatakse vähemalt 3 liikmete žürii, kes teeb otsuse hääletamise teel liithäälte enamusega. Kõige rohkem hääli kogunud artikli autor pärvis siis Alfred Teulandi nimega auhinna, milleks on siis mälestus ese ja rahaline auhinna. Vaat selline asi on plaanis ja sellelt teemale teoks. Nii et siis praegust on minu poolt kõik, kes saate küsimusi esitada. Mulle ma hea meelega vastasin. Ma kingin selle triloogia Eesti spordialade ennule, Eesti spordialade seltsile. Siin on kirjas ka see sümboolika, et see on väga tähtis. No, kui juba raamatute jagamiseks läks, siis mina jagaks esinejale ka paki raamatuid. Püüdsin Riigikogus midagi leida, mida ma arvasin, et võib-olla sul ei ole, aga ma ei saa seda küll kinnitada, sest ma kardan, et sul on kõik need võib-olla olemas. Kooli olümpiamängud ei ole. Õiglas Tartu õppeasutustes. Selles on mulle kõik mõtle kohe ausalt välja. Võib-olla siis siuke üks värskemaid. Seda ei ole. No tõstmist on, aga boksi võib-olla ei ole käinud. Ja see võib-olla on, aga sina oskad temaga paremini ringi käia. Aitäh sulle. Ja tagasihoidlikult jättis ta selle ütlemata, kui ta siin meile mälumängu tegi, et temal on spordiajale kõrval ka teine armastus, see on mälumäng. Ta on juba 20 aastat koolinoorte mälumäng läbi viinud siin vabariigis ja kindlasti palju mälumänge veel. Ja ega siis ainult sellega tema tegemised ei piirdu, sest tema mitmekülgsus jagub ka mitte ainult tõstmisele, vaid ta on kergejõustiku vallas mõned raamatud kirjutanud, näiteks Arno Viilingust ja Prooni Ongist ja nii, et tegemisi on ja no ta energiat jagub, et ka siis seda spordiajaklubi Arfletit siin juhtida ja tegemisi teha, mis viivad nagu selliste konkreetsete, nagu me nägime, tulemusteni. Me tegime küll spordiajaloo seltsi põhikirja natuke ju siin paar aastat tagasi ümber just selle mõttega, et ka juriidilised isikud, nagu on see nüüd klubi, võiksid astuda spordiajaloo seltsi liikmeks sellisel
moel oleks nagu jõud võib-olla veel rohkem ühendatud spordiala vallas, nii et ettepanek on endiselt jõus. Ja ma pean rääkima teistega, meil on seal, mina olen vähe ainukene, kes on Eesti spordiala seltsi liige, et teised meil, kes seal on, ei ole koos otsustama siiski. Nad ei pea liikmed olla, vaid see klubi oleks liige nagu üks meeskond nii-öelda. Ma arvasin asja, et teistega. See ei too kaasa rohkem liikmemaksu kui ühe liikme maks. Ma olen isiklikult vist natuke selle liikmemaksu vastusega tagamasega tunne, et ma olen selline alati ei ole aktiivne iga alanes, selle erilisest maksumaksust tuleb endast. Aga mõtleme selle peale, muidugi, see on miks ka mitte, sest et siis oleks tõesti võib-olla nendel üritustel, mis me korraldame rohkem neid organisaatoreid, saaks võib-olla rohkem seda kajastada. Seda kindlasti ja see kuidagi moodi nüüd ei ahista teid see liikmestaatus, sest kõik need õigused jäävad teil alles ju, mis teil on oma klubina, nii et mõtle, võib-olla on sellest kasu. Ja, siis seal, kes soovitud raamatuid, mul on seal osta, et siis seal on täitsa võimalik osta, kes soovib. See on siis kõige viimane jutt. Kui küsimusi on, siis ma muidugi nüüd vastata veel küsimustele. Oota, mis jääb raamat. Ei, see on täitsa võimalik, on jah, et hinnad on juures. Leidsid võimaluse täna siia tulla selle aasta viimasele spordiajaloo seltsi päevale siin spordimuuseumis. Nüüd hakkame jõulusid ootama, nii et ilusad jõule teile, ilusat aastavahetust ja kohtume jaanuaris. Vististi on see 5. kuupäev, kui on esimene neljapäev ja siis tuleb meie ette siin Enno Akkel, kes arvas, et ta nüüd ikka saab siis tulla ja räägime siis kergejõustiku juttu aasta alguses, kuigi arvatavasti lumi on ikkagi veel maas.